Aga nüüd on see koht, et ettevõte ise ei lähe pankrotti. Pankrotistada saab ettevõtted ikkagi see inimene, kes seal toimetab. Sest inimene kasutab ettevõtet oma tehingute tegemisel. Ja siin on nüüd pankrotistunud ettevõtte juhatuse liikme statistika, mismoodi siis pankrotistunud ettevõtetes juhatuse liikmed toimetavad. Ütlen kohe ära, hästi tüüpiline, hästi tavaline. Pool aastat enne pankrotti ettevõtte juhatus lahendub. Kindlasti olete näinud, kuulnud ka seda. Meie näeme ja kuuleme seda absoluutselt iga päev. Kui juba toimub selline tegevus, et võlgades ettevõttel muutub juhatus, meie jaoks on juba see jälle üks lootusetu ettevõte, kust ei ole võimalik raha saada. Ehk siis 61% juhtudest võime öelda, et pool aastat enne ettevõtte pankrotti on vähemalt üks juhatuse liige lahkunud sellest ettevõttest, vähemalt üks. Ja siin all on ka näha variisikule võõrandatud ettevõtted, mis on siis 25% kogu juhtumitest, aga ma ütlen siin kohe ära, et see on tüüpilisele pankrotile iseloomulik protsent välja toodud. Aga iseloomult näitaja on ta kindlasti ka ebatüüpilisele. Jõuame kohe sinna ebatüüpilise juurde. Ja lahkunud juhatuse liikme võrgumeetrikad ehk siis milline on olnud lahkunud juhatuse liikme maksekäitumine varasemalt, ütlen kohe ära, suhteliselt enamus on negatiivse, mingis osas negatiivse kuvandiga, kas siis jäänud võlgu oma endistes ettevõtetes juba või siis jällegi seesama muster esitamata majandusaasta aruanded. See on 93%, kas te kujutate ette? 93%. Ehk siis see on korduv muster. Siin pole mitte midagi üle.